Tere kõigile ja aitäh kutsumast siia esinema. Palju õnne Anule, palju õnne Anu Aidale. See üldine, üksikult üldisele ja üldiselt üksikule on täna konverentsi läbiv mehaanika olnud. Pärast Roberti säravat ettekannet on muidugi väga raske veel siin selliseid globaalteemasid arutada, aga ma proovin. Loomulikult, nagu ikka, iga vaade on väga subjektiivne, öeldakse väga tihti, et poliitikute puhul pidi vaatekoht sõltuma istekohast, aga see kehtib üldiselt ka, et oleneb ikka vaatekoht sellest, kus sa asud. Ühe sama objekti puhul need varjud on väga erinevad, nii nagu siin näidatud on, nii et minuga on samamoodi, see on kõik vaieldav. Mõned sellised üldtrendilised teemad, mis puudutavad globaalseid arenguid laiemalt, aga me oleme üks osa sellest globaliseerimine ja see on minu tõestuskäik lõpuni välja, on meil kohal ja mõjutab meid. Me ei ole omaette metsa taga põlluservas, kus me saame omaette toimetada, ilma et me peaksime üldse arvestama sellega, mis maailmas toimub. Paraku peame. Maailma oleme meie oleme maailm. Siis mõned trendid, niimoodi jooksujalu läbi. Kõik ei lihtsalt ajatabeli piiratuse tõttu ei jõua läbi käia, aga markeerime ära ja läheme siis edasi, kuidas keegi seda mõtestab. Kuldse miljardi kriis. See mõiste kuldne miljard on pärit 25 aasta tagusest ajast, kus siis niimoodi defineeriti Euroopat, Jaapanit ja Ühendriike, õigemini Põhja-Ameerikat. See oli kuldne miljard. Täna oleks see juba täiesti kohatu, eks ole, arvestades muutunud olukorda. Ja selge see, et see maailm on teisenenud ja kuldne miljard enam ei olegi kuldne miljard. Tänase päeva seisuga on 1,7 miljardit suurusjärgus, eks ole, kui võtta see kuldse kriteerium aluseks, aga ta kindlasti ka geograafilist on teisenemas ja teisenenud ja teisenemas üha enam. Selle juurde tuleme veel tagasi. Ja see on otseselt seotud ka sellega, mis on majanduskeskme nihkumine Vaikse ookeani piirkonda, midagi ei ole teha. Euroopa on Euraasia kauge poolsaar, kui keegi on Hiinast ostnud koolikaardi, siis ta saab aru, millest ma räägin. Kui vaadata sealt poolt neid koolikaarte, siis see näeb niimoodi välja, et seal kuskil kaugel nurgas on üks poolsaar, mida kutsutakse Euroopaks. Ja me oleme nagu ringiga jälle tagasi sinna jõudmas. Muuseas, me olime selles olukorras põhimõtteliselt meie, see tähendab Euroopa, olime sellises olukorras põhimõttes kuni keskajani veel. Nüüd, geopoliitika on tagasi. See on väga halb uudis meile, sellepärast, et üldiselt on niimoodi, et geopoliitikas see on eraldi loengu teema, mul lemmikteema üldse, aga see on väga keeruline ja kurb teema mõneti. Aga väga lühidalt kokkuvõtta on see tagajärg sellele selline, et kui geopoliitika on tagasi, kui geopoliitika on nii-öelda maailmas toimimise, riikidevahelise toimimise aluseks muutumas või muutunud, nagu ta praegu on, siis see tähendab ka seda, et siis on see seotud mõjukeskustega. Mõjukeskuste teooria on omakorda seotud väga paljude nähtustega, mis meile väikeriigile on vastu näidustatud. Kahjuks see mudel, mis on Euroopas 60. aastateks välja kujunenud ja mis kestis umbes 40 aastat, tegelikult on hakanud otsa saama sellisel kujul, nagu me teda tundsime, väga erinevad põhjused, jälle ei ole aega neid kõiki lahata. Mis on väga selge ja väga ühene teema ja mis natukene puutub ka omab puutumust ka selle Roberti praegu puudutatud teemaga ja ka teil enne siin räägituga on see, et tegelikult ülemaailmselt üle riigipiiride tänapäeval tugevnev konkurents talentide investeeringute pärast. Ja see on päris selge trend, midagi ei ole teha ja kusjuures veel kord konkurents investeeringute pärast on kogu aeg eksisteerinud ja see ei ole midagi uut, aga konkurentsi teravnemine talentide pärast on just nimelt globaliseerimise käigus tugevnenud. Ja sellega peab arvestama. Ja miks see jälle teema on, sellepärast, et midagi ei ole teha, suuremates tõmbekeskustes on teatud eelised talentide jaoks, mis paraku väiksemates ääremaissemates kohtades puuduvad ja selle võrra on nad ka siis ahvatlevamad, aga paraku nende samade Roberti näidatud hüpete jaoks on vaja, et sinna annaksid panuse kõik inimesed, aga väga tihti on nii-öelda see säde, mis süütab selle leegi või süütab selle hüppe või tekitab, see on väga tihti seotud väga konkreetse talendi kogumiga. Ja kes selle loovad ja kui neid ei ole, siis ei ole ka hüpet. Ülejäänud võivad nühkida palju tahavad. Ja selles mõttes meil on probleem pigem kasvav kui vähenev selles mõttes.
Nüüd veel üks asi, mis on ka jällegi sellise Eesti vaimu vastane, on natukene see, et eilsed edulood on tuleviku nii-öelda automaatne garantii ei ole. Selles uues suuremas ja üha kiiremini kulgevas maailmas tegelikult ei ole mitte mingist garantiisid. Eilne edulugu täna ei maksa enam mitte midagi. Me oleme seda omal nahal ka praegu läbimas seda etappi, me siin kiitleme oma e-riigiga, ikka veel hüppame, ikka veel sellest kirjutame ja räägime ja ma pean tunnistama, kuna mul on üsna asjased järjekordsed kogemused väga tippmise rahvusvahelise ettevõtluse seltskonnaga suhtlemises, kes juhuslikult siin ekskursioonil käisid, siis nende jaoks on see image, me oleme e-riik ja kõik see e-värk, eks ole, see kõik toimib, aga tegelik pilt on natukene nukkra. Me oleme hakanud tasapisi nii-öelda toppama. Meil ei ole enam eeliseid. Ehk siis teisi sõnu see möödunud edulugudele toetumine ja sellele nende loorberitele puhkama jäämine on kontraproduktiivsed oma olemust, sest konkurentsivõimekus ruulib ja kogu aeg on vaja selleks isegi, et paigal seista joosta, mitte niimoodi, et oodata, et ei ole vaja midagi teha. Küll ta nii-öelda inertsist edasi veab. Ja muidugi täiesti omaette teemaks on tõusmas kliimamuutused. Ma täiesti jätan praegu selle vaidluse kõrvale, miks nad on tekkinud. Kliimamuutused on fakt. Selles suhtes ei ole kahtlustki. Kas nüüd on rohkem vähem inimesed või mingid muud Milankovitši tsüklid või mis iganes selle süüdi, see praegu ju oma tähtsust, aga kliima muutub. Koos kliimamuutusega muutuvad mängureeglid, koos mängureeglitega muutub väga palju kaasarvat inimühiskonnas. Ja tegelikult, kui on olemas terve distsipliin ajalooteaduses, mis jälgib seda, kuidas kliimamuutused on mõjunud tegelikult inimkonna ajalool. Ja väga paljud olulised sündmused, mis on muutnud inimkonna ajaloo kulgu, on olnud seotud muuses kliimamuutustega. Eriti veel selles algetapis, nii-öelda agraarühiskonna etapis. Aga ka enne juba, eelajaluisel ajal. Nii et põhimõtteliselt on kõik need asjad täna jälle uuesti silmapiiril kohal ja meid mõjutamas. Ehk siis see senine maailmakord, nii nagu ta mõni aeg eksisteeris siin pärast sõjaaegsel perioodil, on lagunenud nagu eelajaluuline manner Pangaea, on lagunemas 2 miljonit aastat tagasi oli selline üks suur manner, väidavad teadlased, mis lagunes omakorda Lauraasiaks, peaaegu nagu Euraasia kõlab, ja Gondwana, mis omakorda lagunes siis Lõuna-Ameerikaks, Antarktiseks, Austraaliaks ja Aafrikaks. Ja me oleme täpselt samas olukorras. Väga suurt osakaalu mängib arengutempode kiirenemises ka tehnoloogia, nii et siit tagasi põrge siis teadusele ja ettevõtlusele ja kõigele muule, sellepärast et see tehnoloogia teeb vahet sisse praegu uuesti, nii nagu ta on mitu korda ajaloo jooksul inimestel teinud vahe sisse erinevatele ühiskondadele. Euroopa domineerimine on otseselt seotud sellega, et mingil ajaloo hetkel erinevate asjaolude kokku langemisel saavutati tehnoloogiline eelis, mis väljendus eelkõige sõjalise, aga mitte ainult tehnoloogia eelises ja samuti ka siis kasutusele tulnud. Ja nüüd tuleme tagasi kultuuri ja nii-öelda vaimse poole siis ka teatud nii-öelda individuaalse vastutuse vohamisele, mis andis eelise teiste ühiskondade ees, mis enne seda olid liiderühiskonnad globaalses mastaabis. Aga tehnoloogia arengutsükkel lihtsalt kiireneb ja see väljendub ka otseselt majanduslikus tegelikkuses. Ma tulen selle juurde tagasi. Kõik see, mida me tunneme majanduse kulu eelisena, on nii-öelda catching up economites, on tegelikult ühe sama mudeliga toiminud läbi inimkonna ajaloo, kui ta jõuab teatud arengutasemele, näiteks jätkab 6,6% keskmise palgakasvuga nii-öelda arengut nagu praegu, siis loomulikult kulueelis kaob ära. Väga paljudes valdkondades täna teda enam tegelikult praktiliselt ei eksisteeri, energiasisend on kallim, kui paljudel meie konkurentriikides meil on vajalik tehnoloogiline baas, toormebaas on maailmaturu hindadega ja kõik, kus veel natukene nii-öelda on konkurentsi, nii-öelda hinnakonkurentsi püsimiseks veel võimalusi, on tegelikult tööjõu komponent, aga nagu me enne kuulsime ja terve päeva oleme tõenäoliselt sellest rääkinud ja räägime üldse väga palju sellest, tegelikult see on ka mitte väga produktiivne tee ja mitte liiga kaua kestev. Ja ka ühiskonna kui sellise arengu elemendid, need samad eesmärgid, millest Robert Einist rääkis, eks ole, siis need tegelikult ei eelda, et see saab lõpmatuseni kesta. Ja muidugi lõppkokkuvõttes see tähendab, et suur ebakindluse ja muutumise periood on taas ees. Eesti psüühe vajaks stabiilsust ja vajaks sellist rahulikku äraolemist. Ja seda aega, kus saaks tõesti olla niimoodi natukene varjust tuulte ja igasuguste ajalooliste muudatuste ja agressorite eest, aga tegelikult seda võimalust meil ei ole antud ja tänapäeva väikses maailmas ammugi mitte.
Need väljavõtted on siin tegelikult ühest algmaterjalist, mida praegu töötatakse välja, mõned teist on selle ka kokku puutunud, see on siis Eesti strateegia 2035 esimeste töökoosolekute tulemustest, need on siis need 4 trendi, millest täna hakatakse lähtuma loodetavasti Eesti riigi arendamisel, poliitilisel ja administratiivkorralduslikul tasemel järgneva aja jooksul kuni aastani 2035. Esiteks siis maailma rahvastik vananeb ja kasvab, Euroopa kahaneb. Teiseks, rahvusvahelised institutsioonid nõrgenevad, riikide vahelised jõujooned muutuvad, Aasia tõuseb. Pärast lubati slaide jagada, nii et ma ei hakka neid kõiki kordama. Lihtsalt mõned näited. No näiteks globaalse rahvastiku kasvu näitaja. Siin on ka breakdown selle kaudu, kuidas ta on regiooniti jaotub, nagu te hästi näete, on toimunud väga massiivne elanikkonna kasv. Eks ole 1 miljardi pealt 120 aastat tagasi 7,7 miljardi peale praeguse seisuga ja sealt edasi 8,8 miljardi peale umbes aastaks 2035 ja tõenäoliselt tippsaavutaks kuskil peale 2050. aastat. Kusjuures juurdekasvud on ajas muutuvad, kui enne oli suur juurdekasv selle nii-öelda kuldse miljardi regioonides, siis tänaseks on see selgelt nihkunud ja siis Aasias, siis tänaseks on ta nihkumas Aafrikasse ja kõige suurem juurdekasv üldse üle poole juurdekasvust edaspidi maailmas tuleb elanikkonnal tuleb Aafrikast. Mõelge sellele korraks. Seejuures Aafrika majandus samade tempodega ei kasva. Ja kliima läheb seal ka vist vahepeal käest ära koos veega. Nii et see on nagu üks väljakutseid, mis siin konkreetselt Euroopat veel ootab alles. Nüüd, aga fakt on ka see, et kõik see rahvas, need on suud, need on inimesed, see on organismi vajadused, eks ole, eksisteerida ja areneda ja see tähendab seda ka, et on päris suur osa maailma majandustegevusest läheb selle ühe ainsa asja jaoks ja see on tegelikult esmaste vajaduste rahuldamiseks. Esmaste vajaduste hulk, massiiv kasvab tegelikult ja päris kiires tempos. Kuigi paistab kehtivat siiski üldine demograafiline seaduspärasus, et kui jõutakse teatud heaolu tasemele, siin erinevatel andmetel laias laastus $9000 SKP hinge numbri juurde per capita, siis hakkab juurdekasv ühiskonnas pidurduma füüsiliselt. See on kuidagi omavahel seotud, aga see ei ole minu teema praegu, ma rohkem seda ei puuduta. Küll aga mida see tähendab, et maailm läheb üha rohkem disbalanssi. Disbalanssi selles mõttes, et kui te vaatate seda sinist ja punast, kui te näete üldse seda punast, ma ei tea, ma loodan, et te näete siin, kus see, nii, võt see punane siin. Siniste alade elanike arv on enam-vähem võrdne punase ala elanike arvuga. Või veel parem näide, see siin. Selles ringis elab sama palju inimesi kui ülejäänud maailmas kokku hetkel. Loomulikult see maailm ei ole väga balansis. Nüüd loodusseadused ikka kehtivad, nüüd veel 3 trendi sellest samast strateegiadokumendi lähtematerjalidest. Tehnoloogiast me juba rääkisime, see muutub järjest kiiremini, siis kliimamuutused jätkuvad ja keskkonnaseisund halveneb. See on fundamentaalne ja seal on väga palju väljendusvorme. Ja nüüd üks asi, mis on võib-olla vähem tähelepanult välja jäänud, see on loodusvarade nappus. Loodusvaradega on nüüd küll selline seis, et praeguse tehnoloogilise laadi või nii-öelda tehnoloogilise arengu taseme jaoks, mis meil eksisteerib globaalselt. Selle jaoks vajalike loodusvarade nii-öelda hulk ei ole piisav. Ehk siis, kui me ütleme, et aastaks 2030 laias laastus loodusvarade, see on niisugune trendi analüüs, detailides on erinev, aga kasvab circa 100% ehk 2-kordistub. Sellepärast, et see sama massilist juurde kasvav elanikkond ka samuti tarbib üha rohkem. Ja loodusvara on see, millest kõik alguse saab. Ükskõik, milline tarbimine tootmine. Siis see tähendab seda, et meil tegelikult hakkab defitsiit tekkima ja muidugi koos sellega muutub nii nõudlus kui tehnoloogiline areng, kui ka tegelikult tekivad uued pingekolded. Ma toon lihtsalt ühe näite. Haruldased muldmetallid, hetkel, hästi kuum teema. Meid on see puudutanud sedavõrd, kuivõrd meil siin Sillamäe natukene sellega tegeleb ja Sillamäe on muuseas 3%-ga üks maailma suurimaid turul tootjaid üldse haruldasete muldmetallide valdkonnas. Kuigi ta ise ei tooda neid nii-öelda metalle, aga ta töötleb neid, kui täpne olla.
Aga täna 95%, kuni 95% erinevate muldmetallide ja haruldiste metallide kategooriates on Hiina käes või Hiina kontrolli all. Praegu väga palju loodetakse, et nüüd Austraalia suudab jälle nagu natukene otsa lahti tõmmata. Ameerika Ühendriikides vahepeal lasti täiesti käest ära, kuna nad tegid primitiivse ettevõtliku kalkulatsiooni, et milleks meil siin kaevandada kallilt, kui meil on võimalik, et hiinlased kaevandavad hästi odavalt. No täna me siis nüüd näeme. Trumpi kaubandussõjas Hiina vastu on Hiina pannud lauale selle argumendi juba nii-öelda esialgu ähvardusena, et me keerame kraanid kinni. Ja nad ühe korra on seda teinud juba. See läks suhteliselt märkamatult mööda, keegi väga ei pannud tähele, aga tegelikult täna 2 aastat tagasi, kui Trump alustas, nad korra seda harjutasid seda kätt. Nii et meil tekivad uued probleemid ja muidugi vesi. Vesi, puhas, mage vesi on omaette teema, mis ei ole mitte vähenev, vaid kasvav ja me oleme muuseas selles mõttes päris õnnelikud. Kõikide oma hädade juures ja juttude juures ja probleemide juures veega on meil ikka väga õnnelik kant vee suhtes. Need on siin välja toodud mõned näited, mis see kõik kaasa toob. Aga mis see tähendab meie jaoks? See tähendab seda, et me peame olema rohkem valmis igasugusteks anomaaliateks, katastroofideks, tornaadodeks, üleujutusteks. Meil nüüd juba massiliselt ilmuvad iga kuu pildid tornaadodest Eestis, eks ole, ja päris märkimisväärselt see kasi läheb üha võimsamaks. Põuad on tulemas perioodiliselt, eks ole, kus rohkem, kus vähem. Eelkõige lõuna pool on seal üldse omaette teema, aga ka meil aeg-ajalt. Talved muutuvad, koos sellega muutub ka majandamine, mis sellega seondub, eks ole, vegetatsioonirežiimi muutused. Tehnoloogia puhul tulevad need ka asjad mängu, millest siin põgusalt räägiti, see sama social scoring, siin all vasakul nurgas on siis Hiina politsei daami pilt, minu lemmikpilt, see on nüüd päris elust võetud. Tal on ees spetsiaalsed Google prillide moodi prillid ja tal on käes väikene siukene mobiiltelefoni mõõtu terminal ja see on siis võetud hiinlaste väite järgi siis Hiina Pekingi raudteejaamas, kui nad 55 000 hetkel seal jaamas viibinud inimese hulgast leidsid nende prillide ja käsiterminali abil skaneerides leidsid üles retsidivisti, kelle kinni võtsid. Täna hetkel on Hiina viinud sisse 100 miljoni inimese suhtes social scoringu, millest Robert mainis. Social scoring on siis punktisüsteem, kus antakse siis kodanikele punkte sõltuvalt sellest ja võetakse neid maha sõltuvalt sellest, kuidas nad käituvad ja neid pidevalt jälgitakse ja sinna lähevad suure andmekogusse lähevad kokku kõik andmed, mida üldse korjatakse kokku nende kohta. Isegi tänava ületamine ebaviisakal või mittekorralikul viisil toob kaasa punktide mahaarvamise. Inimesed, kellel on alla 750 võimalikust punktist, on alla 150 punkti, ei tohi üldse reisida ega pileteid osta rongile ega bussile ega midagi. Istuvad kodus niiga, kuni parandavad oma punktiskoori. Laenu ei anta inimestele, kes omavad alla 350 punkti või 325, ma ei mäleta täpselt üle 300. Lihtsalt ei antagi, ei ole ette nähtud. Maailmas on 10 linnast, kus on kõige rohkem kaameraid, on 8 on Hiina linnad ja seejuures näiteks Chongqingis, kus see on siis kõige suurem Hiina linn tegelikult 30 miljonit kopkatega, on kaamerate hulk praegu väga tagasihoidlik proportsionaalselt elanike arvuga võrreldes paljude linnadega, teiste linnadega. Seal on nimelt 1,16 miljonit kaamerat hetkel tänavatel ainult väljas. Nad kavatsevad seda arvu suurendada 28 miljonini ja ametlikult välja kuulutanud. Nii et suur vend möllab, tehnoloogia annab selleks võimalused ja see omakorda tingib seda, et kõik autokraatlikud režiimid üritades oma enesesäilitamise instinktist tulenevalt maksimaalselt kontrollida ühiskonda lähevad üha rohkem ja rohkem tehnoloogiliseks. Ja miinus sellega seoses on jälle selline, et nad on valmis sellest maksma ja päris palju maksma. Lemmik näide, eks ole, enne kui venelased kraanid kinni keerasid, umbes 50 000 sõjateadlast Venemaalt töötavad Hiinas, eks ole, jõuti Hiinasse ära üle tõmmata. Lihtsalt üks näide, isegi venetaolist ühiskonnast. Ja see sama lugu, kuidas hiinlased tulevad välismaalt õppidest tagasi, eks ole, sellepärast tulevadki tagasi, et neil pakutakse tingimusi, mis on selleks vastavad. Neil on ka reeglid muidugi sellega seotud, aga neil on ka tingimused, eriti kõige andekamatele. Nad teevad selle nimel väga suurt tööd. Ja kui nüüd rääkida veel korraks sellest, siis see on kõikide edu ühiskondade üks ühine mudel, et nad on alustanud haridusreformist, aga sellega üks edasiliikumise sammudest on olnud see, et nad on harinud oma parimate juures ja need ei ole mitte kodumaal olnud tavaliselt need parimad.
ja leidnud viisi, kuidas need, eks ole, tagasi tuua ja selle ära kasutada ühiskonna arenguks. Nii nagu tehnoloogia transfer, eks teadmuse ülekanne tegelikult ja oskusülekanne tegelikult toimub ikkagi nii-öelda rahvusvaheliselt, siis need on olnud edukad ühiskond, kes on osanud seda nii-öelda õieti suunata. Ikka põlve otsas väga paljust asju ei ole võimalik mitte kunagi teha, mitte üheski, ka kõige suuremas ühiskonnas ja kõige rikkamas ühiskonnas, ammugi siis väiksemas. Aga see on üks teine teema. No üks uus tsükkel on tõenäoliselt algamas selles mõttes, et kui iga see Kondratjevi kuulsrikas vene teadlane, kes sai kuuli Stalinilt, see tegelikult on päris tunnustatud täna autoriteet ja üldiselt tal tundub vähemalt viimase ajaloo etapi suhtest õigus olla, et need tsüklid kuni 80-aastased, natuke alla tavaliselt 70-aastased tsüklid tegelikult on toiminud ja nad on otseselt seotud olnud vastavat tehnoloogilist läbimurretega. Uued tehnoloogia platvormid tekivad, mille peale tekivad uued majandusmudelid ja kasvab järsult majandusmaht ja areng. Ja nüüd, kui need erinevad eelmised mudelid on olnud seal aur ja raud ja raudteed ja elektrifitseerimine, keemia, autod, petrokeemia, nüüd infotehnoloogia, eks ole, kommunikatsioonitehnoloogia, siis nüüd see uus etapp on saabunud ja see on nüüd otseselt seotud ühelt poolt siis looduskaitse kliimateemadega ja teiselt poolt nanobiotehnoloogia ja tervisega. Vahepõige, see, et maailm muutub selle tõestuseks, on üks põllumajandushõive muutus viimasel ajal. Kõik teavad, et vanasti oli Eestis 20% elanikkonnast maal töötamas, nüüd, eks ole, 10 korda vähem, peaaegu ei ole 5 korda vähem. Siis tegelikult see muudatus on päris massiivne minu suureks üllatuseks olnud ka viimases etapis. Nüüd, praktiliselt nüüd siis sellel ajal, kui me oleme juba olnud siis selles uues iseseisvusajas ja sisenenud õndsasse Euroopa Liitu. Kõige suurem, nagu te näete Euroopas, kõige suurem põllumajandushõive muudatus on aastatel 2009, ehk siis esimesel selle sajandi 10. toimus Eestis. See näitab midagi. Nüüd tervikuna on majandusmaailmas väga kõvasti kasvanud. See on üks minu lemmik slaid, mida ma peaaegu alati üritan näidata, sellepärast, et minu jaoks on see mind-blowing ehk siis nii-öelda mõtet jooksma panev asi. Esimesest anno domini sajandist ehk 0 aastast kuni 17. sisuliselt 18. sajandini majandusmaht, see on tumesinine tulp. Tegelikult ju maailmas ei kasvanud. See on võrreldava Angus Madison metoodika järgi võrreldava dollari 90 aasta dollari peal tagasi arvutatud. Ja siis, kui tekkis tööstusrevolutsioon 19. sajandil, hakkas kiiresti maht kasvama, 20. sajandil oli kogu loodud majandusmaht vaatamata 2 suurele ja unnikule väiksematele hävitavatele sõdadele oli tegelikult sama suur kui ülejäänud inimkonna ajalugu anno dominist alates kuni selle hetkeni 19. sajandi jooksul. Ja nüüd esimese 10 aastaga, see vasakpool, viimane tumesinine tulp, esimese 10 aastaga seal uuel sajandil oli 40% 20. sajandist juba loodud. Nüüd tõenäoliselt me oleme järgmise 10 aastaga kuskil veel 2-kordistanud selle summa. See kasv on niivõrd meeletu ja see on ainult ja eelkõige tänu tehnoloogiale. Teiseks see majanduskeskme nihkumine, see on lihtsalt ühed näited siin toodud lihtsalt trendi kajastuseks. Tegelikult see Aasias nihkumine toimub kiiremini, kui me arvasime. Hiina on tagasi. Hiina oli kuni 1820. aastani oli kaugelt maailma kõige suurem majandus. 1913. aastaks oli ta kukkunud 17. kohale. Jällegi Madisoni metodoloogia järgi. Sellepärast, et nad magasid maha tööstusrevolutsiooni ja nad olid liiga kaua isolatsioonis. Ja see on nüüd see koht, kus nad on nüüd tagasi, eks ole. Kui te näete 2017. aasta reaal GDP ja 2050. aasta tagasihoidlikud prognoosid, siis mühinaga pannakse mööda ka Ameerika Ühendriikidest. PPP arvestuse järgi on ta tegelikult juba möödas Ameerika Ühendriikidest juba 4 aastat, aga nüüd absoluutarvudes juhtub see erinevate hinnangute järgi 2026-2030 aastani. Ja täna, kui räägime majanduskasvust maailmas, siis tegelikult see majanduskasv maailmas on määratud need plokid viimase 3 aasta keskmise majanduskasvu juurde osakaal maailmas. On määratud praktiliselt 4 tegijaga. Hiina annab üle 35% kogu maailma majanduse juurde kasvust, nii et kui te vaatate neid maailma numbreid, siis mõelge sellele, et see on suuresti Hiina. USA annab 18%, eurotsoon 7,9%, juba vähem kui India. Me oleme tegelikult juba
Noh, juba tempodega anname nii palju järgi, kordades, eks ole, reaalselt. Maailma nii-öelda arengut määravad juba teised. Kus kasvab? Kasvavad turud ikka seal, kus on eelkõige igasugused turud kasvavad seal, sest kõige suurem tarbijaturg on keskklassiga seotud ühel või teisel viisil. See on nii heaolu ja ostuvõime kui ka tegelikult ka nii-öelda vajaduspõhisuse loogika järgi. Ja noh, midagi ei ole teha. See sisemine ring on, tumering on 2009 aasta numbrid ja 2030 aasta numbrid on siis prognoosiga siin välja toodud. Nagu te näete, juurdekasvud võivad olla proportsionaalselt suured, nagu näiteks Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Aga üldnumber keskklassil on suhteliselt väikesel jätkuvalt, kuigi tegu on ju terve kontingendiga ja suure nii-öelda rahva hulgaga. Põhja-Ameerikas on see juurdekasv suhteliselt väike ja nad on niigi rikkad. Euroopas seda juurdekasvu peaaegu polegi. Seegi tuleb põhiliselt ainult Ida-Euroopa arvelt. Aafrikas on proportsioon kõige suurem, aga lihtsalt see arvestuskoht on nii väikene, seal keskklassi on nii vähe veel jätkuvalt. Ja meil on tegelikult siin Aasia väikse ookeani piirkond on see, kus see kasv toimub. Aga koos selle kasvuga kasvavad ka turud. Seal on see kasvuturg. Kõige suurem, kaugelt kõige suurem ja see veab kogu kasvu igal pool. Et vabandust, ma võtan korra tagasi. Nüüd, mis on juhtunud, need geopoliitilised asjad on mängu tulnud ja kaubandussõjad ja sellega seoses on siis tekkinud sellised uued olukorrad. Kui meil pikka aega globaliseerumise nii-öelda kvintessents oli siis GATTis, hiljem siis rahvusvahelise kaubandussüsteemis WTO-s kajastus, ehk siis kogu maailm läheb ühte suurde kaubanduslepete süsteemi, õigemini ühe kaubandusleppe ja selle mängureeglite reguleerimissüsteemi ja siis on kõik õnnelikud, siis tegelikult tänaseks on pilt muutunud. Nüüd on siis võitlus lahti läinud ja see võitlus on päris karm. Nüüd selle võitluse taustaks või nii palju öelda, et Ameerika Ühendriikides ei ole tegu Trumpi hullusega. Ameerika Ühendriikides on tegu mõttekoolkonnaga, mille eesmärk ja mis on alati seda käsitlenud, et olla ise kõige tugevam ja parem ja valida endale tegevusi ja partnereid isolatsionistlik osaliselt. Aga selle koolkonna teine pool on selline, et seal on mõistetud, et Hiina jõuab järele ja läheb mööda. Ja Ameerika Ühendriikide osakaal on ju järjepidevalt langenud. Teise maailmasõja järel üle 2 korra on Ameerika Ühendriikide majanduse mahu osakaal maailma majandus langenud. Ja jätkab trendina teadupärast. Mis tähendab seda koos Euroopaga. Kuldse miljardi kriis nagu. Ja see tähendab seda, et nüüd on viimane hetk, ütleb Ameerika mõte, viimane hetk tõrjuda langust, viimane hetk tõrjuda väljakutsujaid, viimane hetk kindlustada oma positsiooni. Ja seda rahvusvaheline multipolaarne süsteem ei võimalda. Sellepärast, et täpselt selle asja sama pärast, miks meile on see sobiv, miks väikeriikidel on kasulik multipolaarne ja nii-öelda rahvusvaheliste lepingute süsteemis viibimine kõik nii majandusele kui ühiskonnale kui kaitsevõimele ja julgeolekul, mille iganes. Siis suurel riigil see päris nii ei ole, eriti juhtriigil. Teda see piirab, tema võimalust vähenevad. Ja kuna Hiina on kohe mööda minemas, siis Hiinat tulebki esimesena lüüa, sest neid tuleb tõrjuda nii palju kui võimalik. Tegelikult Ameerika tõrjub Hiinat umbes 10 aastat juba puhtstrateegiliselt. Seda ma nägin siin transpordi- ja transiidisektoris juba 10 aastat tagasi. Kuidas profülaktika mõttes neid tõrjuti. Ei olnudki otseseid mingit konkurentsihuve ega midagi, lihtsalt profülaktika mõttes, et peast hiinlast ei saaks. Nii et see on nagu pikemaajaline protsess, mis on nüüd kulmineerunud tänu Trumpile millekski väga aktiivseks ja agressiivseks. Nad on väljunud sellest rahvusvaheliste kaubanduslepete süsteemist, on ähvardanud sisuliselt ka WTO põhja lasta. Sisuliselt nad on WTO praegu patiseisu viinud, sellepärast et WTO süsteemis ei toimi arbitraaž, sest arbitraaži jaoks on vaja osalisriikide arbitri ja ameeriklased on blokeerinud arbitride määramise, mis tähendab seda, et ei saa vaidlusi arbitraažis arutada. Mis tähendab seda, et tegelikult WTO ei toimigi. Sisuliselt on seal praegu terve rida neid kaebusi sisse antud seoses nende kaubandussõdadega, aga neid lihtsalt ei ole kellelegi arutada. Ja meil ikkagi kavatsegi, nagu ma aru saan, neid esindajaid sinna määrata. Ta on väljunud, eks ole, esimene asi, mis ta tegi. Ma räägin Trumpist praegu, see on nüüd Trumpi isikus kinni, aga väljendusvorm, eks ole. Esimene asi, mida ta tegi, saades presidendiks ametlikult astudes ovaalkabinetti presidendina. Korjas rahva kokku, istus maha ja kirjutas suurelt alla Vaikse ookeani demonstratiivselt.
Tegelikult käib see üldse nootidega ja diplomaatilise protseduuri alusel, aga see oli demonstratsioon esinemine. Kirjutas alla direktiivile, et Ameerika Ühendriigid väljuvad nende enda poolt kavandatud ja käivitatud Vaikse ookeani investeeringute ja partnerluse kokkuleppest ja kaubanduskokkuleppest, TTP-st. Ja samuti survestas ta, eks ole, Kanadat ja Mehhikut naftas ja edukalt. Siis pani ta täiesti jää peale praegu Euroopaga sõlmitava TTIP-i, Atlandi ülese vastava kokkuleppe ja ütleme niimoodi, et nüüd viimased uudised, nii palju kui mina olen nüüd kuulnud ja otseallikast isegi, siis kõik on muigavad niimoodi Euroopas, kõik tegelased, et nüüd sellega ei ole midagi teha. Annaks jumal, et ta nüüd sõda ei alusta, mis tõenäoliselt ikkagi juhtub. Ma mõtlen kaubandussõda Euroopaga, sest ta on öelnud, et Euroopa on veel halvem kui Hiina, ainult väiksem. See oli tsitaadi lõpp, see on tsitaat tema viimasest esinemisest enne G7 koosolekul sõitmisest Ameerika Ühendriikides valimiseelsel koosolekul. On kõik dokumenteeritud ja videos ka olemas. Nüüd mindud on uuesti tagasi bilateraalsete lepete peale, meil on see oluline, sellepärast et Euroopa on kaotanud lootuse rahvusvahelise üldise lepingusüsteemi jaoks, aga see on oluline näiteks põllumajandustootjate jaoks väga oluline teema, nagu me teame, ja mitte ainult igasuguse majandustegevuse jaoks ja rahvusvahelise kaubanduse jaoks. Ja sellepärast nüüd minnakse tagasi bilateraalsete lepete juurde. Ameeriklased jõupositsioonilt suruvad, eks ole, sellist ühepoolseid leppeid enda kasuks. Euroopa Liit seda endal lubada ei saa, aga Euroopa Liit üritab siis oma süsteemi püsti panna, nii nagu ka teised regioonid sisuliselt. Ja näiteks on praegu Euroopa Liit sõlminud Jaapaniga lepingu, küll seal lõpuni veel detailid seal viimistletakse, aga põhimõtteliselt on seda teinud, on Koreaga, nüüd, eks ole, Kanadaga tegi lepingu ja nii edasi, aga Euroopal on omad hädad. Keegi on hästi öelnud siin analüütikutest, et Euroopa Liit, Brüssel suutis eelkõige frankofoonse maailma eestvõttel, nimetamise asju õige nimega Pariisi nii-öelda eestvõttel, peaaegu põhja lasta vabakaubanduslepingu Kanadaga, ainsa riigiga, mis on enam-vähem Euroopa moodi selles kuldses miljardis. Ja põhjused olid täiesti omakasupüüdlikud ja väga konkreetsed ja lihtsad ja primitiivsed. Härgamine jätkub, Macron nüüd ähvardab näiteks Mercosuri, see on siis Ladina-Ameerika juhtivate majanduste riigiga lepingu põhja lasta Euroopa Liidul, mis 20 aastat oli välja töötamisel, lõpuks sajadi valmis, laseb põhja sellepärast, et mitte sellepärast, et ta midagi ütles, mille peale Bolsonaro sõimas tema ja tema abikaasa täis näo, eks ole, võid ikka sellepärast, et Brasiilia ei käitu nii, nagu Euroopa peab seda õigeks, ütles Macron kogu Euroopa eest. Ja Bolsonaro saatis ta kukele, sest tegu on teadupärast ühe suurima maailma majandusega. Ja see kõik nagu lagundab uuesti meid, me ei ole ise ka omalt poolt väga nii-öelda ühtselt praegu suutnud seda oma süsteemi luua, kahjuks. Aga kogu konteksti eelkõige määrab muidugi see, need kaks pilti vasakul. Majanduslikult on tegelikult enam ei ole tõsiselt võetav Euroopa roll. Euroopa nii-öelda peab kaitselahinguid, aga see põhilahing on siis Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel. Ja teine julgeolekupoliitiline lahing on siis järgmine pilt seal allpool, see on siis Ameerika Ühendriigid versus Hiina ja Venemaa. Euroopa Liidul jällegi mingit rolli ei ole. Ja kogu see pilt on paremal allnurgas, eks ole, need jõukeskused enam-vähem on siin nagu näha. Ja Venemaa ei vaja Euroopa Liitu nii palju, kui Euroopa Liit vajab Venemaad. Selleks, et uues konkurentsisituatsioonis paremini toime tulla, arvestades oma vähenevat rolli ja nõrgenemist. Nüüd paar asja Euroopa Liidust lihtsalt olulist. Ma ütleks, et väheintensiivne vastasseis USA-ga kaubandus- ja julgeolekupoliitikas tõenäoliselt jätkub. Võimekus immigratsioonisurvele vastu seista, mis on muuses väga suur väljakutse jätkuvalt Euroopa jaoks, on praegu kõikuvas staadiumis. Üks põhjus, miks Euroopal on tõenäoliselt oma relvajõude vaja, on selleks, et perimeeter viia välja Euroopa piiridest nende lähteriikidel lähemale ja seal seda hoida. On minu selline väide. Brexit on kurb lugu, igal juhul nõrgeneb Euroopa ka, aga UK-st enam ei ole tõsist tegijat. Tähendab,
nende see postimperiaalne valu nüüd lõpeb lõplikult tänu sellele ära, sellepärast et riik, mis kunagi kontrollis 40% maismaa territooriumist maailmas ja kus kunagi päike ei loojunud, kelle valdustes, on tänaseks jõudnud seisu, kus Šoti peaminister selle Johnsoni Boris Johnsoni rapsimise peale on teatanud, et tõenäoliselt sellisel juhul nüüd, kui tuleb ilmaleppeta Brexit, siis šotlased lähevad uuele iseseisvusreferendumile ja nüüd ma jälle tsiteerin, ja võib-olla Boris Johnsonist saab viimane suure Britannia peaminister. Nii et UK on läinud. Aga see on jälle halb uudis meil julgeolekupoliitilises kontekstis eelkõige. Club Med tugevneb. Club Med on siis Club Mediterranean ehk siis Vahemereäärsete Euroopa riikide klubi. Need on rohkem nagu hoiavad kokku. Need lepped teiste majanduskeskustega, sellest me rääkisime. Tõenäoliselt, mis tõenäoliselt, täna on juba tegelikult võib juba väita, et ongi nii juhtunud. 2 rõhuasetust, mis on Euroopa Liidus nüüd uues perioodis nagu selgelt näha. Üks on selge rõhuasetus rohelisele agendale. Sinna ette otsa pandi äsja esimese asepresidendina jätkav siuke härjamoodi poliitik Frans Timmermans, kes on siis esimene asepresident, kõige suuremate volitustega asepresident pärast presidenti, ja kes samal ajal vastutab kogu rohelise agenda eest. Ja nüüd on tulemas mingi uus Green Deal, nii nagu ameeriklastel on oma jabur majanduslikes mõttes Green Deal välja käidud demokraatide radikaalsema tiiva poolt, siis nüüd tuleb Euroopa Liidus ka mingi Green Deal, on seda öelnud juba Ursula von der Leyen ise. Ja see tuleb lähima poole aasta jooksul. Tõenäoliselt kiirendatakse kõiki neid välja kuulutatud eesmärkide saavutamise tähtaegu, mida praegu me teame, võib-olla mõtlevad veel midagi juurde. Ma ei ole praegu täpselt jõudnud jälgida veel, mis sealt kõik tulemas on. Spekulatsioon on igasuguseid. Igal juhul tugevneb roheline surve ja see on nii hea kui halb uudis, vanadele mudelitele halb uudis, uutele mudelitele hea uudis. Ja see on ka see, millega Euroopa üritab maailmas konkurentsivõitlus eristuda. Nüüd tehnoloogia arendamine on teine koht. See on sel põhjusel, et Euroopa lihtsalt jääb maha. Praegu hetkel Ameerika Ühendriigid ja eriti Aasia eesotsas Hiinaga panevad lihtsalt tehnoloogilist eest ära. Ja seda juba tunnistatakse. 2 aastat tagasi tippkohtumisel veel ei tunnistatud, nüüd juba täiesti avalikult sellest räägitakse. See on probleem. Aga nagu me enne nägime, tehnoloogia teeb vahe sisse, eks ole. Nüüd mõned asjad veel lihtsalt, mida tasuks silmas pidada. Konkurentsipositsiooni nõrkemisega seoses ja sellega võitlemiseks, selle nõrgenemisega võitlemiseks püütakse jätkata senist maailmakorralduslikku perioodi nii kaua kui võimalik. Siit ka see fraseoloogia, see retoorika, mida poliitikud kasutavad. Ja teiselt poolt on vaja suruda peale kogu ülejäänud maailmale euroopalik kliimapoliitika. Euroopa on normatiivne kooslus ja kliima on prioriteet, aga mannaputru Euroopa nurgas keeta ülejäänud maailma Saljanka katlas on suhteliselt keeruline. On vaja, et teised kaasa tuleks. Täna on ikkagi pilt selline, et Pariisi kokkuleppega on ühinenud terve rida riike ülejäänud maailmas, kes tegelikult väga ei kavatse sellega lõpuni kaasa minna, ainult osalist kui juhul. Ja lisaks on sealt täiesti selle alt väljas näiteks Ameerika Ühendriigid, eks ole, nagu me teame, Trump viis ka sealt Ameerika Ühendriigid välja avalikult. Ja põhjuseid on mitu, ei ole minu asi neid praegu sinna aega nagu lahata, aga üks on kindel, see on tõsine väljakutse, sellepärast et jõudu seda peale suruda Euroopal tegelikult ülejäänud maailmal ei ole. Ja kuidas nüüd see õnnestub seda Pariisi nii-öelda päästa, ütleme Macroni kõvatamistega esialgu Brasiilia aadressil ja natukene juba ka Trumpi torkis, siis see väga mõistlik ei ole, tõenäoliselt neid kuidagi ära osta, ma ei tea kuidas. Igal juhul muidu see kliimapoliitika sellisel kujul võib hoopis hakata Euroopa üldist konkurentsipositsiooni rahvusvaheliselt nõrgestama. Nüüd, ja ma toon lihtsalt selle näite, möödunud aasta emissiooninumbrid Euroopas vähenes 5%, kogu maailmas tõusis 5,7%, kusjuures 85% emissioonist on pärit kust? Ameerika Ühendriikidest, Hiinast, Venemaalt. Kes see 4. oli? Näe nüüd, vabandust, ei tule meelde, kes see 4. India, kogu lugu. See näitab asjade tegelikku seisu. Nüüd teine asi, mis siit tuleneb, on see, et esimesel võimalusel tuleb Venemaa kaasata, positiivselt hõlmata, mida praegu ka tehakse järjekordselt, selleks, et tugevdada oma konkurentsipositsiooni, sest Venemaa oleks Euroopa nõrgeneva konkurentsivõimekuse juures võimestavaks faktoriks Euroopa jaoks. See ei ole hea kalp, see on nii-öelda objektiivne pilt. See on investeeringute sihtturg, see on toorme lähteturg, eks ole, see on kaubanduse sihtturg samuti, see on loodusvarad, see on suur maa, eks ole,
ja no midagi ei ole teha, noh, kellega sa siin ikka semmid, kui ameeriklane ütleb, et sa oled vaenlane ja samasugune nagu Hiina ja Hiina on teadagi, noh, esiteks kaugel, teiseks on ohtlik draakon, siin on üks külje all, on vastik küll, noh, annad talle natukene lõugade vahel, et ta rahule jääks ja siis semmid edasi. Nüüd veel üks asi, mis on väga kindel, mida tasub silmas pidada, on see, et oma turgu üritatakse rohkem kaitsta veel kui enne. Euroopa ei olegi midagi muud kui üks suur ühisturg ja nii-öelda enesekeskne turg olnudki, ta on sellisena loodud nii-öelda etappide kaupa, aga ta üritatakse kindlasti sellega uuesti edasi tugevamalt veel minna ja siis nende kahepoolsete lepingusüsteemidega siis endale sobivaks konfigureerida kõikidega välja arvatud tõenäoliselt Ameerika Ühendriigid. Siit ka see Hiina huvi, mis praegu toimib. Ja muidugi, aga Hiina puhul jällegi kardetakse Hiina investeeringuid ja üritatakse piirata hiinlaste sissetungi Euroopa turgudele ja hiinlaste investeeringuid ja kõike muud, nii et see on päris ja seda saadakse normatiivses võimus teha, nagu Euroopa on, teha muidugi ainult mingite trikkidega. Nüüd Eesti jaoks ei ole väga valikuid, peamine partner, iga 5 euro riigieelarvest tuleb sealt 75% ekspordist, 81% impordist on Euroopa turg, eks ole. See ühtne turg ja regulatsioonid on meie tugevus, sest kujutage ette, kui me bilateraalsete lepete maailmas peaks ükskõik kellega siin nii-öelda lepingusüsteemis olema, siis me oleksime absoluutsed patserid, absoluutsed käpikud kõikide jaoks praktiliselt, me oleme lihtsalt nii väiksed. Ja see on ka tõenäoliselt üks peamiseid osalusvorme rahvusvahelises poliitikas ka jätkuvalt. See on täiesti loomulik. Ja loomulikult kõik see raha, mis täna Euroopa Liidus tuleb, on eriti tähtis, on ta taristu, teadus, sotsiaalsfääri jaoks ja kui see ära sealt kukub, siis see on pärsitud areng garanteeritult. Ja see ei puutu praegu sellesse, see jutt, et võtame siis kõik massiivselt laenu, sest reeglid enam meid ei piira, ka see ei aita. Nii et see on natukene tõsisem väljakutse, kui me tahame endale tunnistada. Ja muidugi me oleme mõistetud, oleme Põhjamaade grupis. Noh, Skandinaavia on meie loomulik integratsiooni areaal, sest noh, paraku Euroopa Liidu südama jaoks oleme kauge ääremaastumine. Mida sinisem, seda vähem on seal rahvast, seda rohkem sealt rahvast lahkunud. Seda õredam on seal rahva arv. Nagu näete, see Blue Banana on tegelikult see, mis täna ikkagi otsustab, nüüd britid kukuvad sellest välja, Iirimaa on küll sees ja läheb siit alla. No, see on see, kus on see telg, eks ole, Saksamaa on siin servapidi sees ja madalmaad. Ja me oleme äärala ja me peame seda endale teadvustama, ääremaal on natukene teised mängureeglid. Talentidest me ju põgusalt rääkisime, paljudes muudes asjad samuti, no näiteks turu hõlvamise seisukohast mängureeglid ja kõik muu. Teiseks meil toimub ka sisemine ääremaastumine. See on vasakul on 1922, paremal on 2017. Tähendab, see on proportsioonid, eks ole, vastava programmiga joonistatud. No näete, mis on juhtunud, eks ole. Me linnriigistume tegelikult. Ja kui see looduslik valik praegusel kujul ilma muudatuste jätkub, siis Tartu Ülikooli rahvastikuteadlaste prognoos on järgmine. Need ristiga keskused, need on siis need, mis ära kukuvad. Rohelised on siis need, kus siis kiireneb kasv ja vähem rohelised on ka kasv, aga mitte nii kiire ja siis kõik see, mis on roosakas ja pruunikas ja kollakas, on kõik see, mis nii-öelda kukub. Nii et me oleme tegelikult väga suure väljakutse ees ja siin on tegelikult, tuleb leida nagu uus hingamine. Seda enam, et rahvaarvu prognoos ei ole ka teab, mis soodus. Jälle see sama asi, eks ole, kuni 32% rahvaarv väheneb nendest tumepruunides piirkondades, kui nii praegu jätkub. See on loodus nii-öelda praeguse sisuliselt loodusliku valiku põhimõttele jäetud süsteemi tulemus. Inimesed ikka liiguvad sinna, kus on töö või siis on üks alternatiivne variant elukeskkond ehk siis eluviis. Need on omavahel võivad olla korrelatsioonis, aga pea olema. Piltlikult öeldes, töö on otseselt seotud geograafiliselt, majandusgeograafiliselt selles asukohas võimaliku toimetamisega, aga eluviis võib olla näiteks tööga üldse ükskõik kus kohas seotud, kus geograafiliselt, aga elukoht, see olemine on selles kohas. Ja need kaks asja tuleb kuidagi omavahel ära ühitada ja see kõik, mis lastesse puutub ja ühenduvustesse, elutingimustesse ja nii edasi, see on kõik nii hädavajalik, et muidu juhtub see, mis siin loodusliku valikupiltide peal mul põgusalt näidatud oli. Ja ei päästa muuseas kahjuks ka ainult üks meede, see on komplekt. Nii et maaelu 3.0 vajalik.
Eesti eripärased on väga palju. Väiksus, demograafia, avatuks, mõistetud olema, veel kord suletud variant, autarkiline majandusliku arengu, sotsiaalse arengu variant Eesti jaoks ei ole tänapäeva maailmas mõeldav. Lihtsalt ei ole mõeldav. Mitte hea ega jalbel, lihtsalt ei ole. Me oleme avatud, me oleme väga ekspordisõltuvad, sellepärast tuleb väga seda arvestada. Sisetarbimise roll on teatud määral piiratud, mitte et ta ei ole oluline. Praegu näiteks sisetarbimine veab üksjagu hästi meil majanduskasvu, aga tegelikult nii pikas perspektiivis ja üldnumbris nii-öelda see ei ole piisav selleks, et olla jätkusuutlik pidevalt. Tihe seotus naabermajandustega, me teame, et meie põhipartnerid on siin samas meie kõrval, eks ole. Ressursi piiratus kahjuks, eriti inimvara osas, aga mitte ainult, eks ole. Innovatiivsuse probleemid, kõik millest siin enne räägiti. Suur mahajäämus meie naaber Põhjalast, kus on maailma parim nii-öelda heaolu ühiskond, top ühiskond ja kus me siis kiikame üle mere, vaatame, kurrad hästi elavad, miks meie kohe nii elada ei saa. Ei saagi, kahjuks me oleme vahepeal mitusada aastat kaotanud ka veel. Nii et midagi ei ole teha, me oleme siin nagu sellises ja sõltuvus eurorahadest ja kõik see muu sinna juurde, nii et ja Vene hirm ka veel. Nii, vahekokkuvõte. Globaliseerimise uued väikeriikidele raskemad ajad ja me ei jää sellest mõjutamata. Me oleme ekspordi orienteeritud avatud majandusega riik ja jääme selleks, aga me oleme ääremaastuva Euroopa ääremaal. See, et me Euroopa ääremaal oleme, see on üks asi, aga Euroopa ise ääremaastub ja see on teine asi. Ja siin on väga palju teha just nendes valdkonnas, just selles kontekstis, mida Robert rääkis. Aga siin on ka omad eelised, turvalisus, ressursid, eks ole. Ja mida me peame tahtma sellest saada jõukamaks murda välja keskmist sissetuleku lõksus, kus me praegu asume, ja selleks on vaja tugev konkurentsipositsioon saavutada. Seda muidugi ilma nende meetmeteta, mis on selleks vajalikud, ilma innovatsioonita, ilma teaduspanuseta, ilma selle järgmisele lisandväärtus tasemele jõudmata ei ole võimalik. Ja sealt ka siis kõik muu. Millest see sõltub? Õigetest otsustest. Teine minu lemmikslaid. 1960. aastal Nigeeria, kus on täna juba 200 miljonit inimest, kus on loodusmaavarasid meeletult, kus on Briti haridussüsteem ja kõik muu, ja Singapur, mis oli nii vaene, neil ei olnud isegi vett, nii et Malaisia sultanid arvasid, et kui nad selle Singapuri hiinlased viskavad föderatsioonist välja, siis neil ei ole isegi vett, nad tulevad põlvili tagasi. Singapur on järjepidevalt elanud läbi 5 lainet, 5 erinevat edulugu ja siis kriisi ja siis uut edulugu ja siis jälle kriisi, klassikaline see nii-öelda ahel, mida me juhtimisteooriast tunneme. Ja miks nad on teinud õigeid otsuseid? Nigeeria ei ole mingeid otsuseid teinud. Sõdinud, kakelnud, korrumpeerinud üksteist, jaganud ümber ja tulemus on teil siin SKP nii-öelda kõvera näol näha. Peamine lähtekoht selle juures on väga lihtne, ega ellu jää mitte kõige tugevamad ega suuremad ja isegi mitte kõige intelligentsemad, vaid need, kes paremini kui teised kohanduvad muutustega. Peab millegi poolest erinema, peab ületama rutiini, ka siis, kui see on enne edu toonud, ainult inimese ajude abil ja poliitika peab selleks looma eeldused. Te ei näe selle väikse pildi peale, aga siin on 2 pilooti, kes vaatavad piltniku poole ja neile otse kursil lendab vastu teine lennuk. See juhtub siis, kui vaadatakse, eks ole, möödunud edulugusid. Ja mis on ajaloolised edumudelid olnud? 2 loodusressursid või geograafia asukoha ärakasutamine, loodusvarad, mis meil on, mis meil ei ole, ma ei hakka sellest nüüd rääkima pikalt, eks ole, meil tohi isegi sõna fosforiit näiteks öelda. Aga mõni loodusvara meil siiski on. Meil on tegelikult loodusvara on meil kliima ja asukohaga seotud ja näiteks teatud liiki põllumajanduse jaoks olnud. Ja mingisuguse kasulikuks osutumine rahvusvahelise tööjaotus mingisuguse oskusteabe abil. Need võtted on siin olemas, see on klassikaline risttabel, millega saavutatakse nii-öelda edu pikemas perspektiivis. Neid variante väga palju ei ole, kas mingisugust traditsioonilise asjas paremaks saamine, uutesse asjadesse liikumine, ületoomine, mujalt millegi toomine ja paremini tegemine, mida siin enne ei ole tehtud, ja siis päris rohujuure tasandilt uute asjade arendamine siin koha peal. Nišid, 2 sõna. Asi väga lihtne. Kas sama asja paremaks tegemine või konkureerid teisel viisil? Ehk siis paremini tegemise nii-öelda ressursid mõneti globaliseerimistingimustes on ammendunud kiiremini, kui me oleks tahtnud, juba ammendumaas suuremalt jaolt. Aga mingite muude asjadega või uute asjadega väljatulek on alati lõpmatu ja piiramatu turg. Ja geograafilised on siin viited antud, valdkondlikud on antud viited ja kui ma nendest siin räägin, siis paar asja ma tahaksin siiski välja tuua.
Noh, riigil on oma roll, eks ole, mis ta peab tegema kohalikul omavalitsusel, sealhulgas see on siis, mis seondub piirkondliku eristumise, spetsialiseerumise taristu arendamisega, arendustoetusprogrammidega ja muid asju siin ka, eks ole. Aga ettevõtluse võimalust. Siin on terve rida loetletud, aga see mets, maa, loodus, bio, rohe, mahe, nišipõllumajandus, piimatootmine, maheloomakasvatus, mis iganes, kõik selline teema. Roheline energeetika, üldse cleantech, mis on Skandinaavia bränd laiemalt, kus me peaksime ennast juurde sättima. Siin on ka räägitud suvitaja ja hõbemajandusest, aga üks on kindel, me oleme nii väiksed ja mina räägin praegu rahvusvahelises kontekstis, ma ei räägi praegu kohalikule turule orienteerituse kontekstis. Rahvusvahelisel turule orienteerituse kontekstis meil on vaja ühist müügitööd ja brändiloomet. Ja seda on väga keeruline meie psüühia juures teha, aga on hädavajalik. Ja me tegelikult selles suunas ju kogu aeg ka liigume, tahes tahtmata. Kui me tahame rasvajalisel turul ka kõige väiksemas mahenišis läbi lüüa, meil on ikka vaja seda ühist müügitööd. Noh ja miks seda on vaja, sellest juba tegelikult põhimõtteliselt räägiti. Meil on mahe põllumajanduse jaoks eeliseid. Me oleme tegelikult Austria järel teisel kohal Euroopa Liidus, eks ole, mahepõllundusmaa osas. See on ka ambitsioonikas eesmärk on siin 25% Eesti valitsus välja kuulutanud, eks ole. Aga üldiselt võiks kaaluda seda põllumajanduse mahedana fokusseerimist ja selle müüki. Meil on selleks siin hetkeseisust ülevaade, meil on siin väärtuse kasvu olemas kõver, aga see võib-olla ei ole veel piisav. Aga mis on oluline on turg. Ma ütlesin, et keskklass, kus on keskklass? Nüüd keskklassi jõudes hakkavad inimesed olema valivamad, mida nad söövad ja mida nad teevad ja mida nad tarbivad ja kuidas nad seda teevad. Ja nüüd see on see koht, kus on nüüd õige aeg vaadata selle asjale kriitiliselt, sest turg on kasvav. Nagu me näeme, siit on nendest numbritest on see päris märkimisväärselt kasvav ja üha kasvav siin samas Euroopas, ei ole vaja kuhugi mujal minna, aga ma tuletan meelde, et mujal on veel suurem kasv potentsiaalselt, aga võtab veel aega. Ja siin on need ka põhilised tegijad ära toodud, Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, kus on siis need turumahud ikkagi päris märkimisväärselt ja kuhu kindlasti on võimalik mingite asjadega ennast sisse poetada. Ja lisavõimalused on kliimamuutustega seoses. Kui te vaatate, siis mis siin on vasakul, kuidas see mõjub nii-öelda kraadid ja kuidas paremal on, kuidas mõjub majandusele. Ja tulemus on selline, et mida rohelisem on, seda positiivsemalt kliimamuudatused mõjuvad ja vaadake, mis piirkonnad meie seal hulgas sinna kuulume. Ja mida punasemad on, seda kuumemisel on ja seda halvemini tegelikult need kliimamuudatused Euroopas mõjuvad. Nii et meil on päris aeg mõelda sellele, eks ole. Ehk siis meil on võimalik müüa soojalembesemat toodangut, siin on sademete ja temperatuuri muutuse prognoos, eks ole. Et meil oleks nagu võimalik müüa sellist toodangut, mis küll arvestab, et meil natuke sademeid juurde tuleb, aga põhimõtteliselt läheb asi paremaks, vegetatsiooni tuleb rohkem. Ja noh, mis on väljakutse? Väljakutse on turgude suurus. Meil on väikesed, meil on vaja lihtsalt sellega kokku panna. Ja see ongi tegelikult, noh, siin on lihtsalt loetletud võimalikud suunad, eks ole. Ja üks asi on see Skandinaavia puhta brändi ärakasutamine. Ühtepidi, et skandinaavlased ise on tarbimisturg, aga teiselt poolt skandinaavlased maailmas on, ma olen ise näinud, kuidas Hiinas, eks ole. Skandinaavia, jaa, nemad on cleantech, nemad on kõvad, seal on puhas kõik. Et me alati ei saa ise ennast nii väiksena üles töötada, aga võib-olla meid sätime ennast nii-öelda skandinaavlaste brändi tiival, ükskõik niimoodi igaste trikkidega, kui vaja ka on. Ja sellega saame täiendavaid müügiargumente ja müügikanaleid. Nii et sellega tasuks ka tegeleda. Tänan tähelepanust. Aitäh, Raivo!